nii tuurkolmkõlade harjutused siis fonogrammiga koos, mis on saadaval internetis. Seal on siis see CFG 3 akordi. Pane käima see fono. Et siis mängib põhikujus. Seda võib mängida pika akordina, võib mängida kuidagi teisiti. Näiteks niimoodi. Aga kui te need põhikujusid juba oskate ja tundub, et oskate, ja siis edasi on vaja harjutada kõikidest nendest 3 akordist ka esimest ja teist pööret. Ehk siis nüüd ma panen selle fono uuesti käima ja akordi esimese pöörde leiate kõige lihtsamini niimoodi. Et kui varem meil oli pöial selle C-noodi peal C-tuuris, siis nüüd pange see väike sõrm C-noodi peale siia ülesse. Ja need ülejäänud noodid on siis siin samas, kus nad varemgi olid. Ja siis selle kuju on natuke teistsugune, siin on 2 valget klahvi vahel, siin on 1 valge klahv. Ja samamoodi näeb välja ka F-tuur, panete nüüd väikse sõrme F-i peale ja G-tuuri. Et panete, et saate nagu mingi väikse orientiiri, et teil on natuke lihtsam leida. Ja 3. akord on siis see nii-öelda akordi teine pööre. Nüüd võib-olla aitab teid see, kui te panete selle samase C-tuuris selle C-noodi peale, panete keskmise sõrme. Ja siis ülemine heli on siin, alumine on siin. Ja selle kuju on nüüd selline. Ja see on siis teine pööre ehk siis kvartsekst akord. See on F-tuuri kvartsekst, G-tuur. Ja esialgu võite loomulikult ilma fonota seda teha, aga fono nagu näitab, kas te nüüd suudate seda ka päriselt mängida või mitte.